Nii, aga meie oleme pikalt suvepausilt nüüd tagasi. AI Eesti uus hooaeg jätkab. Ja meil on külas Agur Jõgi, Forbesi kirjelduse järgi Pipedrive'i tehnoloogia juht, tehnoloogia ekspert ning organisatsioonide skaleerija, kogenud innovaator, asutaja ja tippjuht. Kui ma vaatasin su CV-d, siis ettevõtte nimekiri, kus sa oled olnud sees, on päris pikk. Elion, Skype, Ray-Bike, Bigbank, Ask Robin, Deloitte, BCS Itera ja tänasel päeval sa oled Pipedrive'is, mis tegeleb siis müügitarkvaraga. Just, nii ta on. Kuidas sinusuguse mehe hommikurutiin välja näeb? Mul on see siuke muutuses olnud nagu rutiin. Täna algas kell 5:15, sest ühel hetkel tekkis kiusatus lõpuks ometi korralikult ujuma õppida. Ja kui alguses oli treener nagu siukene normaalne ja alustas trenne kuskil 8:30 paiku, siis täna öeldi, et kell 6 oled basseinis ja kogu lugu. Nii et hommikurutiin on juba nagu ununenud ja hakkab kergelt nagu lõunaks kiskuma. Meil käib siin järjest sportlaseid saates, et kas järgmise aasta Ironman on sihil või miks ujumine? Kuidagi tundus, et võiks lihtsalt selle selgeks saada, et on selline mõnus tegevus, mis koormab kogu keha, aga samas mis ei ülekoorma nagu ühtegi osa sellest kehast. Et jooksmine on puusadele põlvedele, eks ju, mingisugused kossud ja jalgpallid, sealt satud igal juhul haiglasse juba sellises natuke suuremas vanuses, siis kõik asjad nagu rebenevad. Ma olen pikalt maratone jooksnud ja 1,5 nädalat tagasi sai just üks joostud ja nüüd sama ujumine on jälle selline hea nagu selline taastus, et tõmmata ennast jälle uuesti käima ja samas nagu liigutada ja et ma ei teagi, ei ole mingit eesmärki. Ma olen neid triatlone ka varem teinud, aga see on olnud alati selline veits nagu veider kogemus, et kunagi Ainalar hakkas tegema Pühajärvel neid triatlone ja siis ma mäletan ühte konkreetset, kust ma tulin veest välja, ma arvan, et ma olin tagantpoolt 3. Kontra, meie väga äge luuletaja oli vist tagantpoolt 2, ma ei tea, kes see tagantpoolt nagu esimene oli, teda me ei jõudnud ära oodata, me istusime seal Vahetsalas kontraga, sügasime kukalt, mõtlesime, kas on üldse mõtet minna, sest kõik olid läinud, rattal oli tühi, mitte kedagi näha ei olnud, me ikkagi läksime rajale ja tegelikult oli päris mõnus siis nagu sealt tagant alustada, siis sul on võimalus alati ainult nagu paremaks saada. Et jah, miks mitte, võib-olla kunagi jälle triatlon ka teha, aga praegu on lihtsalt selline hea. Mees töötab mitmes vallas, aga kui ujumistrenn on tehtud, siis sa jõuad Pipedrive'i. Võib-olla räägi sellest, et kuidas Pipedrive on muutunud võrreldes selle ajaga, kui sa liitusid? Ma olen Pipedrive'is nüüd olnud varsti peaaegu, et 4 aastat. Ta on selle aega kindlasti läinud veel professionaalsemaks, aga ma arvan, et need põhilised muutused jäid ikkagi sellesse aega, kui mina veel Pipedrive'is ei olnud, et praegu me pigem nagu endiselt naudime neid vilju, mida 5 founderit kunagi sinna istutasid. Ehk et Pipedrive'i kultuur, millest Pipedriverid ise räägivad ja millest nagu aeg-ajalt räägitakse ka väljaspoolt ja tuleks isegi vaatama ja küsima, et ma arvan, et see selline kuidagi selline hästi nagu peretunne, et sa ei lähe nagu tööle, vaid sa lähed nagu kodust koju, vahepeal käid lihtsalt nagu trennis, et ühest kodust tuled välja, siis käid trennis ära ja siis lähed teise koju. Et kas või juba see rutiin, kuidas on meil nagu sinna majja minek nagu algab, et sa paned oma välisjalanõud, paned kõrvale ja tõmbad sussid jalga, et kõigil on nimelised sussid, et selliseid pisikesi asju on kunagi seda kontorit ehitades hästi palju läbi mõeldud, jällegi müts maha nende 5 founderi ees, tohutu tarkus, mida nad sinna sisse pannud on. Aga mis Pipedrive'is nagu muutunud on, mina liitusin peale seda, kui Pipedrive'ist sai ühe suure Ameerika VC-fondi osa. Ehk et Vista nimeline fond ostis Pipedrive'i aastal 2020, millal siis Pipedrive'is sai Unicorn suur osa
alustanud insenere ja kõik founderid olid selleks ajaks juba kas lahkunud või enam-vähem siis seal 2021 lahkusid. Ja siis Fista nagu pani kokku ka uue nagu juhtrühma. Meid on täna 7 inimest, mina olen ainsana Eestis, ülejäänud juhtkonna liikmed on siis USA-s, Londonis. Jah, ma arvan, et täna ongi nagu need 3 kohta ja eks ta nagu läinud nagu järjest rohkem nagu ettevõtteks, et Pipedrive ei ole juba ammu enam nagu startup, et ka Eesti selle startup reeglite järgi sa vist võid olla startup kuni 10-aastaseni. Me oleme üle 15 aasta, nii et nagu vanuse pärast me kukume välja. Ja teiselt poolt nagu selgelt me teenime ise selle raha, mille arvelt me kasvame, ehk et kui startup on enamasti, et proovi asjad käima saada enne, kui su runway lõpuni põleb, siis me oleme sellest faasist juba ammu väljas ja tegutseme niisuguse ettevõttena, kes proovib hoida sellist nagu startupi vibe'i ja energiat nii palju üleval kui vähegi võimalik, aga 800 inimest, päris palju, 10 erinevat kontorit, üle 100 000 kliendi. Ehk et nagu, muutume nagu ettevõtteks järjest rohkem. Sa korra mainisid kultuuri, et sa oled ise päris palju selle kultuuri osas sõna võtnud. Yeah. Nüüd tuleme korra tagasi, et Ralf mainis siin väga paljud ettevõtteid enne, kui sa Pipedrive'i läksid ja tegelikult su kultuuri ei ole väga palju kokku puutunud. Kui palju sa ise oled kujundanud Pipedrive'is kultuuri ja mis sa seal ise oled nagu kaasa võtnud, et kui sa nüüd teeksid midagi, ütleme, kas mingid oma uusi startup'e, et mis sa sealt kaasa võtaksid? Ma ei tea, kui palju mina nüüd seda seal kujundanud, pigem olen seda nagu jupaval proovinud edasi arendada, ehk et kultuur ei ole mingi niisugune asi, et ta lihtsalt, et ta nagu on olemas ja siis ta nagu on, et eks ta nagu muutub nende inimestega, kes sul sel ajal nagu tiimis on ja muutub ka nagu ettevõtte faasist tulenevalt, et seesama startupi faas, siis sul on vaja vaja oleks võib-olla nagu palju inimesi, aga sa saad lubada endale vähe ja väga nagu iseseisvaid ja professionaalseid inimesi, sest su runway on nagu lühikene ja sa pead hästi kiiresti saavutama mingisuguse market traction'i, et aru saama, et sinu idee kannab ja sellest tõesti võiks nagu toode saada. Siis on üks kultuur, siis on nagu ülim iseseisvus. Kõik jooksevad, ajavad nagu enda nagu valdkonna nagu teemat, mingi regulaarsus saavad kokku, jagavad nagu mõtteid, viskavad uued lipud välja ja panevad jälle nagu jooksu. Siis on sul nagu scale-up'i faas, et kui sul on nagu tõesti nagu tekkinud, eks ju, juba nagu kasutajabaas ja veel parem, kui ta on nagu maksev kasutajabaas, siis ühelt poolt nagu muidugi sa tahaksid sama tempoga või veel kiiremini nagu edasi kasvada, mis tähendab, et sa tahad nagu tohutult eksperimenteerida. Teiselt poolt on sul mingisugused kliendid, kes on hakanud sulle maksma sellepärast, et see teenus, mida sa sel hetkel pakkusid, on see, mis neile nagu väärtust loob. Ja ma arvan, et see on nagu üks selline nagu raskuse koht alustavatele ettevõtetele, et aru saada, et mõnede klientide jaoks on see juba nagu good enough ja tegelikult nende jaoks ei ole nagu okei see, kui sa iga nagu esmaspäev või võib-olla lausa iga hommik oma toote visuaalid, usability loogika ja kõik muud asjad nagu ära muudad. Et võib-olla see muutus on veel ägedam kui vana, aga need kasutajad, kes sul on olemas, kes sulle nagu raha maksavad, on oma igapäevase nagu töökorralduse optimeerinud vastavalt sellele, milline su toode oli siis, kui nad nagu liitusid. Ja sealt hakkavad tekkima nagu järgmised elemendid, ehk et lisaks nagu sellisele arendamisele ja katsetamisele peab sul natuke tekkima ka selline maintenance ja operations mode. Sul peab tekkima mingisugune selline nagu jooksev nagu kliendi suhtus, kuidas sa nagu ühelt poolt nagu annad nagu seda, mida klient soovis ja millega ta on nagu harjunud ja teiselt poolt hoiad nagu teda pidevalt nagu natukene nagu sellise kummipaela otsas, et venitad teda kogu aeg järgi, et ta kasutaks ka neid uusi nagu featuure, mida sa lood. Ja siis ühel hetkel, kui sa siis peaksid jõudma järgmise faasi ja meie jõudsime nagu VC faasi või mõned ettevõtted lähevad otse, võib-olla teevad IPO ja lähevad otse nagu börsile, kui sa muutud nagu selliseks järgmise nagu skaala ettevõtteks, või kui sa saad ettevõtteks, startup, scale-up ettevõte, kas või
3 sellist nagu kategooriat, siis sul tekivad jälle täiesti nagu uued dimensioonid ja mõisted, et kui startup proovib küll ette mõelda, et kuhu ta tahab nagu välja jõuda ja scale up ka ikkagi natuke nagu planeerimisega tegeleb, siis nagu selles ettevõtte faasis nagu vahel nagu võib tekkida nagu tunne, et kvartali planeerimine või järgmise 18 kuu forecast on nagu palju olulisem kui see tegelik toode ja teenus, mida sa nagu pakud. Et sa pead suutma nagu siis minimaalsel hulgal laskma ennast nendest ettevõtetele välja mõeldud regulatsioonidest ja traditsioonidest häirida, nii et sa ikkagi suudaksid säilitada seda scale-up'i värskust, aga et kuna sa oled ettevõte, siis sa pead lihtsalt nagu raporteerima nii, nagu enamus teisi ettevõtteid raporteerivad ja see tekitab jälle kultuuri mingi järgmise elemendi, aga ma arvan, et see core essence nagu Pipedrive'i kultuuris on, meil on 6 põhiväärtust, ma ei hakka neid kõiki nagu lahti jutustama, minu nagu isiklik lemmik sealt on, et ära riku teiste päeva, don't ruin other people, others day. Et see on siuke, minu arust nagu filosoofist väga hästi nagu pandud, et ära riku iseenda päeva, ära riku oma nagu lauanaabri päeva, ära riku oma investori päeva. Mis see praktiliselt tähendab? Praktiliselt tähendab seda, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse, et ära pane katkist koodi nagu üles, ära nagu lõpeta kõne siis, kui sul on nagu vaja nagu ära minna, vaid lõpeta kõne siis, kui klient on saanud oma nagu lahendusega, et mida kolleeg tuleb ja küsib su käest midagi. Et ära ütle talle, et kuule, et mine loe nagu Confluence'ist nagu sisekorra eeskirjad läbi, vaid nagu vasta, inimesel on küsimus, vasta talle ja nagu aita ja õpeta teda. Olete lasteaia tarkused võtnud siis kaasa? Ma arvan... Skaleerinud suurelt? Jah, ja kuidagi on nagu nendel founderitel õnnestunud see nagu niimoodi organisatsiooni süstida, et meil tuleb kogu aeg nagu inimesed liiguvad, et nagu igas normaalses ettevõttes, et ja ma arvan, et isegi see oleks nagu suhteliselt ebanormaalne, kui meil ei toimuks nagu inimeste liikumist, sest seisvas tiigis hakkab etikas kasvama, ühel hetkel on see tiik nagu kinni kasvanud, et sul on igas organisatsioonis on natukene uut verd ja värsket mõtlemist, uut kogemust alati juurde vaja, aga kogu see meie nagu see valikuprotsess ja värbamise protsess ja kõik see suudab nagu endiselt 15+ aastat vana ettevõtte ikka nagu garanteerida, et ja kuidagi me nagu leiame üles need inimesed, kes ei taha teiste päeva ära rikkuda, kes on nagu be teachable ja kõik need muud nagu põhiväärtused ilusasti nagu lähevad ansamblisse, et ma arvan, et see meie üks trikk, kuidas me seda teeme, on ka see, et kui me teeme nagu värbamisvestlusi nagu uute kandidaatidega, siis see sõltub erinevatest osakondadest, erinevatest töödest, ma arvan, et me teeme siuke 3-5-6 vestlust võib-olla kandidaadiga. Siis heal juhul viimases vestlusringis me hakkame nagu vaatama professionaalsete oskuste otsa. Muidugi nagu alguses, eks ju, sa loed nagu CV läbi, et kui inimesel ikkagi ei ole nagu üldse mingisuguseid skill'e, et siis on natukene võib-olla keeruline, aga me pigem otsime sellist kultuurilist match'i, ehk et kas selle inimesega oleks nagu mõnus nagu järgmised nagu 7 aastat ühes koos tööd teha. Ja kui tal on nagu baasteadmised olemas, siis nagu need spetsiifilised nagu oskused on võimalik alati nagu õpetada ja kui inimesel on see arengutahtmine, siis ta on alati võimeline neid nagu õppima, et me ei ole mingi, ma ei tea tuumateadust, mis on ka ilmselt õpitav, aga nagu võib-olla natukene keerulisem. Kas oskad välja tuua mingeid tugevusi, mille poolest Pipedrive teistest tehnoloogia ettevõtetest võib-olla erinev? Ma mõtlen just, kui me mõtleme Pipedrive kui meeskond, et mis teie tugevused võiksid olla? Ma ei tea, kas me nagu tingimata nagu teistest nagu erineme, aga ma arvan, et see meie edu nagu baseerub sellele, et me usaldame nagu inimesi. Meie käsuahel on, võib-olla saaks veel natukene lühemaks teha, aga käsuahel on üldiselt nagu lühikene, et kui mina olen osa nagu juhtkonnast, siis minu otsealluvad kureerivad erinevaid tehnoloogia nagu valdkondi ja seal ongi tegelikult siis need tehnoloogiatiimid. Ehk et põhimõtteliselt internist junior insenerist kuni CTO-ni on põhimõtteliselt 2 sammu. Team lead, sul on valdkonnajuht ja siis ongi siis nagu selle osakonna või tehnoloogia osakonna nagu selline tippjuhtimine ja see omakorda nagu tagab selle, et juhtidel ei ole aega mikromanageerimiseks.
Sa pead nagu mõtlema, kuidas oma nagu valdkonda nagu strateegiliselt korraldada, sa pead nagu mõtlema, milliseid inimesi, milliseid oskuseid sul on vaja nagu tiimi kas juurde koolitada või juurde tuua selleks, et see sinu vastutusala nagu toimiks. Ja sul ei ole aega nagu hakata detailidega tegelema, mis tähendab seda, et sa pead nagu leidma inimesed, kes on iseseisvad ja kes nagu tahavad ise lahendusi nagu otsida, et me oleme kokku leppinud teatud raamistiku, Pipedrive'is on meil Pipedrive'i Mission Framework, kus meie eelmine tehnoloogiajuht Sergei Janikin ja tänane Omniva juht Marti olid nagu põhieestvedajad, et see paika saada, aga jällegi nemad vedasid eest ja kõik ülejäänud nagu meie senior engineerid ja engineering manager'id nagu panustasid selle framework'i nagu paika saamisesse, ehk et meil ei ole nagu mingit sellist väga ortodokset usku, et sa pead iga päev kell 9:02 pead tegema täpselt seda asja. Aga me oleme üldiselt kokku leppinud, et millised on need nagu mängureeglid, et kuidas juhtub operations, kuidas juhtub nagu arendus, millised küsimused peaksid alati olema vastatud enne, kui sa kuhugi nagu liigud. Nüüd, kas sa vastad neid küsimusi hommikul või õhtul, kas sa nagu kasutad selleks nagu videot, emaili või füüsilist kohtumist, et tiimidel on üsna palju nagu vabadust. Ja ma arvan, et see on nagu niisugune meie nagu tugevuse alus, kas me oleme unikaalsed, ma arvan, et sellised ettevõtted on kindlasti veel, lihtsalt me oleme suutnud selle paika panna, selle nagu alles hoida ja seda nagu kogu aeg kaasajastada, sest jällegi nagu ettevõtte nagu arendades, ettevõtte muutudes pead sa oma protsesse ka pidevalt nagu muutma, et sa ei saa teha nii, et sa teed mingisuguse töökorralduse valmis, et ma ei tea, COVID oli võib-olla see nagu hea näide, et kui kogu see töökorraldus põhines selles, et kogu tiim saab alati füüsiliselt iga hommik nagu kokku, siis ja mitte keegi ei saanud enam mitte kellegagi kokku, ja nüüd on normaalne, eks ju. Jah, et sul ei saanud olla nagu see, et sinu see töökorraldus ja sinu nagu edu ei saa sõltuda nagu mingisugusest sellisest nagu konkreetsest nagu füüsilisest nagu eventist, vaid sa pead nagu aru saama, et miks see event on vajalik ja siis on sul võimekus seda ka nagu läbi erinevate nagu kanalite seda sama tulemust saavutada, et jah, et võib-olla inimesed ühes toas nagu tõesti jõuavad mingile tulemusele natukene kiiremini, aga tegelikult, kui sa tead, mis tulemus sa tahad, siis on seda nagu võimalik hästi hallates ka remotely nagu saavutada. Ja see on kuidagi niisugune nagu Pipedrive'i, ma arvan, Pipedrive'i nagu tugevus, et me lihtsalt ei ütle, et sa pead tingimata seda tegema, vaid me pigem nagu keskendume sellele, et mis väärtust nagu, või et mis probleeme me lahendame, mis väärtust me tahame nagu luua ja siis iga see tiim nagu leiab enda nagu parima setup'i. Okay. Kuidas seda nagu väärtuskuju tuua. Aga ma küsiks korra juhtimise kohta veel, et kui sa peaksid ise valima, milline sinu juhtimisstiil on, kas sa oled visionäär, kas sa oled coach või sa oled kontrollija? Ja kui me mõtleme teie juhatuse peale, kas on oluline, et igas juhatuses oleks vähemalt üks selline inimene esindatud? Ma arvan, et see ei käi ainult juhatuste kohta, see käib iga tiimi kohta, et diversity on nagu igal juhul nagu alus. Et see kõlab võib-olla väga selliselt nagu, ma ei tea, nagu poliitkorrektselt, aga ESG-likult. ESG-likult, jah, et igas tiimis peaks olema mehi, naisi, peaks olema noori ja vanu. Aga ma arvan, et see on nagu väga lihtsustatud lähenemine. Tegelikult sul võiks olla nagu erinevaid rahvuseid, sul võiks kindlasti vaadata, et inimesed tulevad nagu erinevatest koolidest. Tore, kui sul on nagu inimesi, kes on ka nagu erinevates ettevõtetes nagu töötanud, sest et ükski nagu ettevõte ja ükski nagu töökorraldus ei ole nagu ideaalne, aga nende nagu erinevate kogemuste pealt sa suudad nagu kokku panna võib-olla sellise nagu parima. Mis see minu stiil on? Ma ei tea, ma arvan, et seda küsimust on alati nagu inimestelt nagu parem küsida. Ma arvan, et niisugune mõõdukalt laisk on see stiil. Ja mida ma siis nagu saan nagu endale lubada või mida ma saan praktiseerida tänu selle, et kunagi ikka väga ammu juba, ma isegi enam ei mäleta täpselt, kus, aga keegi nagu vanem ja kogenev nagu juht suutis mulle ikkagi nagu selgeks teha selle, et päris juhtimise alguses, et kuigi sulle tundub väga sageli, et sa suudaks selle probleemi väga kiiresti või palju kiiremini ja palju peatumalt ise ära lahendada, siis nagu trikk on nagu selles, et kuidas sa nagu lased oma tiimiliikmetel vajadusel ka vigu teha ja annad neile vajadusel ekstra nädala või ekstra kuu, sest muidu see süsteem lihtsalt ei skaleeru. Ja sealt siis see järgmine samm oli, et äkki saaks nagu seda nagu kiirust nagu üleval hoida ja vigasid nagu vähendada hoopis läbi selle, kui ma nagu proovin igast rolli alati nagu endast nagu
paar valgusaastat targema ja nagu inimese enda tiimi valida. Et see minu skill peaks olema selle tiimi nagu kokkumängu orkestreerimine. Ja kõik tiimiliikmed peaksid siis oma vastutusalas olema nagu way targemad kui mina ehk, et see laseb siis jällegi mul nagu võimaluse nagu laisk olla. Aga ma arvan jah, selline pigem nagu selline võib-olla nats nagu strateegiline, nats nagu coachiv, pigem nagu, ma arvan, selline treener, jah, see coach vist nagu otse ei tõlgi nagu treeneriks või nagu otsetõlkes nagu tõlgib, aga nagu selline coaching, mentoring, natuke nagu teised asjad, jah, selline mentor, treener, midagi sellist, et päeva lõpuks nagu kaotab treener, võidab nagu tiim, et ma nagu selles jah, pigem nagu ikkagi usun nagu just sedapidi lähenemisse. Mis teie väljakutsed praegu on? Praegu on nii kiiresti muutuv keskkond. Mina ei tea, kas on väljakutsed. Sa alustasid seda podcast sellega, et te olete Eesti AI chapter ja käisite suvepuhkusel. Ja siis öeldakse, et AI-s nagu muutuvad asjad päevadega. Meil oli podcast, oli puhkusel, aga kontor töötas kiiremini kui kunagi varem. Et noh, jah, see on nagu järjekordne asi, mis on nagu muutuses, et nagu COVID tuli, see oli ka kõik nagu muutuses, et okei, see oli nagu tehniline muutus, aga see oli nagu töökorralduslik ja siis seal palju nagu liigal ja mis iganes nagu muutused tuli sellest otsa, et mis meil nagu laual on, ma arvan, et see on niisugune üsna universaalne nagu teema, mille nagu teadvustamiseni võib-olla nagu võib võtta nagu inimestel, ettevõtetel aega, et selle nagu jõuda, aga ma arvan, et see põhiline, millega nagu tippjuhid nagu natukenegi nagu eakamas ettevõttes peavad nagu kogu aeg tegelema, on nagu see, et sa pead suutma hoida üleval nagu seda curiosity, uudisimu ja tahtmine nagu katsetada ja nagu õppida. Sest kuidas on nagu enam-vähem selline nagu klassikaline ettevõte, et ühel hetkel nagu kõik enam ei tea, mida kõik teised nagu ettevõttes teevad, siis tekib nagu selline mõiste nagu raporteerimine. Just nagu see midagi nagu päästaks. Ja siis, kui juba raporteerimine nagu tekkis, et siis ilmselgelt tuleb sinna peale panna ka nagu planeerimine ja ennustamine ja forecastimine. Ja küsida nagu täna nagu mõne ettevõttega, mitte isegi ainult tehnoloogia ettevõtte, vaid üldse nagu, ma ei tea, kas või juurabüroo käest, et millised te olete nagu 18 kuu pärast. Täitsa nagu, me võime nagu rääkida. Kas teie teate neid vastuseid? Ei tea. Et me visioneerime nagu kogu aeg ja mõtleme, et milline kuhu võiks nagu see sales CRM nagu liikuda, mis võiksid olla nagu need teemad, mida kliendid nagu meie tootest nagu võiksid nagu tulevikus nagu tahta, ehk et sa sellist nagu unistamist sa pead nagu tegema, aga seda kuidagi ortodokselt mingitesse numbritesse nagu panna, mida sa siis pärast proovid nagu 99,4% nagu alati nagu täita. Ehk et see on nagu see, ma arvan, see põhi-challenge nagu väljakutse nagu ettevõtte juhtidele ongi nagu see, et kogu aeg nagu leida seda nagu balanssi, et kui sa oled nagu mingisuguse suurusega ettevõttes, sinu käest justkui oodatakse seda raporteerimist. Sa pead selle nagu ära lahendama ja on nagu inimesi, kellele meeldib neid raporteid kokku panna ja sa pead need inimesed nagu leidma, siis on nemad nagu õnnelikud ja siis on see väliskeskkond rahuldatud, sest neil on need raportid olemas, aga nagu kui sa tahad, et su ettevõte ka nagu areneb, siis sa pead enamusi oma sellest nagu brainpowerist ja loomingulisusest hoidma nagu nii distantseeritud sellest raporteerimisest kui nagu võimalik ja see ei ole alati nagu väga lihtne, et meil on Pipedrive'is nagu ka sellest tsüklist, ma arvan, tänaseks üsna mitu korda nagu läbi käinud, kus me nagu hakkame inimesi ja tiime nagu mõõtma selle järgi, et kas nad nagu saavad asja valmis kokku lepitud tähtajaks. Kuigi tegelikult võiks ja peaks nagu mõõtma hoopis seda, et kas see asi tegi ja tarnis kliendile seda väärtust, mida klient tegelikult saada tahtis. Jah, see võiks nagu juhtuda nagu enam-vähem nagu mingisuguses arusaadavates ajapiirides ja võiks mahtuda ka mingisugust nagu rahalisse eelarvesse, sest ressursid on kuskilt pidi ikkagi piiratud, aga kui sa teed nagu piletsa asja nagu valmis nagu tähtajaks, mille eest ükski klient ei ole nõus nagu maksma, et siis see on nagu veel hullem, kui et sa nagu kulutad natukene nagu rohkem.
aga vähemalt kliendid hakkavad maksma, nii et sa saad selle raha ühel hetkel nagu tagasi. Ja noh, see on... Eks siis küsida pigem küsimust miks, mitte kuidas, on ju. Jah, just see vana hea miks ja noh, kõlab nagu hästi nagu triviaalne, et sa juba korra ütlesid, et lähed lasteaia tarkuste juurde ja noh, ma arvan, nad on nagu sellised lasteaia tarkused, aga kuidagi nagu millegipärast nagu igas ettevõttes, nagu, kus ma olen olnud, nagu ühel hetkel sa näed, et natukene hakkab jälle nagu isegi selle kergelt veerevale kivile hakkab natukene nagu sammalt külge tulema ja siis lõpuks on nagu sammalt rohkem kui nagu kivi ja noh, siis on see, et kas siis kuskil on olemas mingi juht, kellel on nagu see tarkus öelda, et viskame selle nagu nurka, et Pipedrive'is näiteks meil ühel hetkel seesama meie enda nagu mission framework muutus hästi nagu tseremooniate rikkaks. Et kui tahad nagu alustada nagu uut asja, siis on nagu see tseremoonia ja kui sa oled nagu sealt nagu mingisugust discovery faasist läbi käinud, see mingi järgmine tseremoonia ja enne kui selle nagu siis hakkad seda nagu deployma või kasutajatele kätte andma, siis on mingi järgmine tseremoonia ja siis kui kõik on juhtunud, siis on jälle tseremoonia. Kõik kalendrid olid nagu kogu aeg mingisuguseid tseremooniaid täis. Ja noh, ega ju arendus ja tootearendus ja engineering ei ole nagu ainsad nagu ettevõtte nagu osad, et loomulikult on nagu teised ka, ega HR ja finantsid ja turundus ja neil on ka nagu omad tseremooniad ja siis olid need kalendrid nagu kolmedimensionaalselt kogu aeg kõiki asju nagu täis ja siis meil õnneks oli nagu paar inimest, kes ütlesid, et aitab jamast, et kustutame tühjaks kõik kalendrid ja lepime kokku, et millistel päevadel nagu, millised koosolekud võib nagu teha, et koosolekud on nagu okei, aga et sul on nagu ettevõtte koosolekuteks on 4 tundi nagu sel päeval ja tiimi koosolekuteks on nagu noh, see üks päev. Ja nüüd, kui sul oli selline 3-dimensionaalne kalender, kus sul oli nagu igas nädalas nagu 100 tundi koosolekuid, töötundi 40, eks. Ja sulle siis anti kätte nagu ainult nagu 2 või 3 päeva. Siis sa pidid päriselt läbi mõtlema, et millised tseremooniad on olulised ja milliste tseremooniate jaoks on nagu koosolekuid nagu tarvis ja sa said nagu kogu ettevõtte sai tagasi nagu aja nagu jällegi nagu tegeleda selle miks teemaga. Ehk et minna kliendini küsida miks, teha see asi valmis, näidata kliendile ja küsida, kas see lahendab su nagu vajadus enne seistusid koosolekul ja järgisid mingid tseremooniad, nüüd sa nagu jälle tegeled päris nagu tootearendusega ja see on nagu sellise, ma arvan, tippjuhi nagu selline challenge, et aru saada, et kust see balanss nagu läheb ja millal sa pead tegema mingeid radikaalseid samme. Aga see on selline tsentraalne koht, kuhu mu arust päris paljud juhid tänapäeval jõuavad, et selle miitingute juurde, et kui oluline on läbi mõelda, mis miitingud on olulised ja mis mitte. Et noh, ma võin selle väga radikaalse nagu näitega tuua Elon Muskist, on ju, kes ütleb, et kui sind kutsutakse kohtumisele ja sa ei anna seal, noh, sa ei räägi ühtegi sõna, sa ei anna ühtegi mõtet, sa võid lihtsalt üles tõusta ja ära minna. See meie filosoofia on umbes samasugune, et isegi nagu tegelikult ma ütleksin, me oleme nagu sammu võrra nagu radikaalsemad, ehk et kui su kalendrisse potsatab nagu kutse ja sa ei saa aru, miks sind sinna kutsuti ja mil viisil sa saaksid nagu panustada, siis sa võid decline'i. Et ära ise hakka isegi kohale minema, vaid lihtsalt pane nagu kohe decline, sest see on igal juhul, kui sa ei saa aru, miks sa lähed ja kuhu sa lähed, siis on see igal juhul aja raiskamine. Aga nüüd nagu jällegi see keeruline nagu koht on see, et kui ikkagi sinu nagu direktor saadab sulle nagu kutse ja sa oled nagu junior, kes on nagu teist kuud nagu ettevõttes, et noh, kes sa nagu paned väriseva näpuga selle decline'i või mitte, et noh. Ja see nüüd on nagu see asi, mille nimi on kultuur, eks ju, et kas sa suudad nagu... Juhid testivad äkki junioreid. No see oleks äge, aga ma arvan, et ma loodan, et meil on mõned juhid, kes nagu teevad selliseid teste ja siis pärast nagu nendest testidest räägivad. Ma ei julge nagu öelda, et see meie nagu Sina oled juht. Ma arvan, et ma ei ole nagu hea näide, et ma saaks paremini teha. Aga jah. Aga Elon ütles, et see on ebaviisaks, kui sa oled kohtumisel, kus sa ei anna mingit väärtust. Millest on ebaviisaks üldse inimest kutsuda kuhugi ja ilma ütlemata talle, miks see nagu... Just. Me rääkisime vahepeal arendusest ja see on väga huvitav teema, mis meid kõiki huvitab. Ma tooks siia mängu sisse kohe AI, sest me oleme AI Eesti podcastis. Kuidas teil arendustegevuses on AI sisse tulnud? Et ma tean, et osad tiimid on hakanud kasutama teistsuguseid tööriistu, natukene on mingi struktuurid, asjad muutunud. Räägi, mis Pipedrive'is toimub? See nüüd ei kõla ilmselt üldse nii ilusasti, kui peaks üks oma ettevõtteid kiitev nagu lugu nagu kõla. Aga
ChatGPT tuli välja, eks ju, 30. november 2022. Ma arvan, et mingisugune umbes nagu 6. detsember toimus meil esimene nagu ajurünnak, et kuidas see meie maailma ja SaaS maailma ja CRM maailma nagu muudab. Ja see oli, ma arvan, päris nagu äge mõttevahetus ja siis me tulime tagasi selle mõtte juurde umbes 2 aastat hiljem. Sest vahepeal selgus, et me oleme saanud nagu ettevõtteks. Uute tööriistade nagu kasutusse võtmiseks, sa pead ilmselt sealt rahvusvaheline ettevõte, meil on üle 185 riigi, kus on meil nagu kliente, me peame kõiksugu võimalikele olemasolevatele ja alles loodavatele regulatsioonidele nagu vastama, ehk et ja kuna nagu keegi ei saanud aru, mis asi see nagu see AI ja ChatGPT nagu tegelikult on, siis oli päris nagu piinarikas nagu aru saada, et kas me tohime ja milleks me tohime ja kuidas me tohime. Nii et vahepeal oli meil niisugune natuke nagu tuumatalv. Aga me saime õnneks sellest nagu üle ja üsna varsti me tegelikult tegime Copiloti endale saadavaks, aga jällegi see oli niisugune osa nagu sellest Pipedrive'i kultuurist on see, et iga inimene ikkagi proovib ennast kogu aeg oma valdkonnas nagu paremaks teha, aga sa ei saa nagu eeldada, et kõik hommikust õhtuni kogu aeg nagu isiklikust ajast muudkui ennast nagu arendavad, ehk et see areng käib nagu tsüklitega ja vahel on nagu põhitööga nagu kiirem ja sul jääb nagu vähem aega nagu õppimiseks ja siis on sul nagu rohkem aega. Ja nüüd me tegelikult tänaseks me oleme nagu seal, kus me... Kas see Copiloti all pead silmas Microsofti Copilotit või siis midagi muud? Jaa, Microsofti Copilotit. Aga me oleme tänaseks on meil tegelikult tööriistakastis. Meil on Cursor, meil on Claude Code, me oleme Lovable'iga mänginud, Figmat kasutavad disainerid, Perry AI klienditeeninduses, ehk et neid erinevaid nagu... Kas olete kasu näinud kuskil juba? Oleme küll näinud, et just eile meie platvormi direktor, kellel on endal nagu ka niisugune väike nagu hobiprojekt, mida ta veab, ütles, et ühte konkreetset probleemi hakkas seal nagu lahendama. Ütles, et mingil hetkel ta läks nagu tohutult närvi, sest ta pidi nagu jube tõsiselt süvenema sellesse koodi, sest see esimene kood, mida Claude Code talle välja pakkus, ei olnud nagu üldse nagu nii performi või seal oli ka nagu paar ohtlikku bugi. Okay. Aga kui ta hakkas seda nagu sinna süvenema, siis ta ütles, et samas ta õppis nagu paar nagu sellist nagu arendusvõtet, mida tema nagu ei teadnud. Tema jaoks täiesti uus. Ehk et nagu ta pidi sinna panustama, aga ta sai sealt nagu tagasi, ütles, et päeva lõpuks siis, kui ta nagu lõpuks oma nagu ülesande valmis sai, siis ta ütles, et ta tegi nagu oluliselt kiiremini jõudis ikkagi kokkuvõttes tulemuseni. Ehk et su fookus läheb võib-olla natuke nagu teise kohta, aga tundub, et nagu kiirus on olemas. No meil näiteks kas või üks, ma ei hakka siin nagu detailidesse minema, sest ma kindlasti kasutaksin ka selliseid väga diletantlikke sõnu, sest mina nagu ise nagu ei arenda koodi ja ei julge liiga tehniliselt nagu sõna võtta, aga me täna võtame, migreerime kogu Pipedrive'i Fastify framework'ile. Ja me oleme seda juba mõnda aega nagu teinud niimoodi team by team ja feature by feature ja siis tekkis nagu küsimust, aga et äkki saaks seda ikkagi kuidagi automatiseerida. Ja siis tekkis meil väikese focus tiimi, kutsume neid Tiger tiimideks, mis ei ole väga originaalne, küll nagu see tehniline lahendus ja tugisüsteem, mis meie Tiger tiimide taga on, ma arvan, nagu on väga nagu top notch. Tegime ühe pisikese Tiger tiimi, kes ütles, et tegelikult veits üle 80% use case'idest saab täisautomaatselt ära lahendada ja nagu pooleteist nädalase eksperimenteerimise käigus suutsid ära nagu kirjeldada, et millised on need corner case'id, kus pigem ei tasuks nagu automatiseerida. 80% automaatselt. Pole paha. Just. Ehk et ma ei saa öelda, et see on nagu valdav ja et kõikides teemades nagu need AI tööriistad annavad sulle nagu kohe nagu sellise nagu hüppe, aga järjest paremaks nad lähevad ja nagu seal on jällegi nagu siuke minu jaoks nats nagu siukene mõtlemisviisi nagu küsimus, et IT-s on jube palju sellist kilude karpi panemise tööd.
et noh, patch'i mingeid vulnerability'id, upgrade'i mingisuguseid library'id, reindekseeri oma mingisuguseid päringuid või baase. Noh, tundub nagu selline kalavabrikus, lihtsalt võtad kilu, paned karpi, võtad järgmise kilu, paned jälle karpi ja siis muudkui teed nagu sellist kilude karpi panemise tööd. Et selliste asjade nagu automatiseerimine ja ma arvan, et nagu isegi kui sa ei saa sealt nagu seda tohutut ajavõitu või kvaliteedihüpet nagu esimese hooga, siis vähemalt inimesed saavad tegeleda millegi huvitavaga, nad lahendavad ära probleeme, kuidas kilud automaatselt karpi panna. Mis on juba olemuslikult palju huvitavam ja põnevam ja sisukam väljakutse, kui lihtsalt nagu käsitsi füüsiliselt neid kilusid sinna karpi nagu toppida. Ja see on nagu minu arust nagu asi, mida nagu AI annab, et ta annab nagu võimaluse inseneridel korra uuesti üle mõelda, et kuidas ma töötan ja miks ma nagu niimoodi töötan ja kas ma saaksin kuidagi nagu mingisugustes kohtades nagu nutikamalt töötada. See toob muidugi nagu terve hunniku nagu probleeme, eks ju ka, et noh, disainerid hakkavad ka nüüd koodi kirjutama. Aga nad ei ole kunagi pidanud nagu selle peale mõtlema, et kas see on nagu compliant, kas see nagu on scalable, kas see päriselt nagu performib ka nagu load'i all. Ehk et isegi kui nad on nagu väga analüütilised ja väga nutikad inimesed ja tahavad nagu siis prompt engineerida nagu väga hea koodi, siis nagu noh, mingisugused nagu sõnad ja nende nagu senisest nagu sõnavarast ja kogemuste baasis lihtsalt puuduvad, mille põhjal nad ei saa nagu noh, vähemalt esialgu esimeses otsas nagu ideaalseid lahendusi nagu ise luua, mis siis tähendab jällegi, et need insenerid, kelle sõnavaras need sõnad on olemas, peavad nagu tegelema, mitte nagu ainult senior ei pea tegema ainult junior arendaja nagu code review'ga, vaid võib-olla tuleb ka disaineri ja tootejuhi code review'id teha. Väga palju on eksperimenteerimist, testimist. Ja. Kas sul on mingid nõuandeid, soovitusi, kuidas mõõta seda testimist või uut projekti? No näiteks, kui te AI-s katsetate midagi või kas või tootearenduses? Ma lisaks siia küsimusele veel ühe asja juurde, et kuidas te olete seni mõõtnud ja mis on äkki need mõõdikud, mida te AI puhul üldse ei vaata? Ma arvan, et see meie nagu mõõtmine tuleb kokku umbes 3 nagu komponendist. Meil on päris detailselt ära kirjeldatud, siis ma räägin nagu inseneridest, et ma ei räägi tootejuhtidest või raamatupidajatest, vaid just nagu tarkvara arendajatest. Meil on päris põhjalikult ära kirjeldatud oma karjääri framework, alustades internist kuni siis, kas sest ühel hetkel saab engineering manager ehk team lead või sinust saab principal developer. Sinna vahele terve hulk erinevaid tasemeid, iga taseme juures on nagu lahti kirjutatud, mida sa professionaalselt pead nagu suutma teha ja millised peavad olema sinu nagu käitumuslikud, või kuidas käituma pead selle juures. Ehk et me hoiame kogu aeg neid oma neid 6 põhiväärtusi, mitte ainult nagu värbamisel, vaid nagu igapäevas nagu one-to-one-edel, performance review'del, promotion review'del, kogu aeg nagu need meie 6 põhiväärtust on täpselt sama olulised kui sinu nagu tehnilised oskused. Ehk et see on nagu üks koht, kus me nagu mõõdame ja seal on väga palju sellist emotsionaalsust ja subjektiivsust, et noh, et see, et kas ma rikkusin ära kellegi päeva või ei rikkunud, et noh, see on selline nagu mõne jaoks tulle tundub, et rikkusin, sulle tundub, et täpselt tavaline, et lihtsalt nagu on võib-olla natukene pirtsakas. Et aga jällegi, kuna me kogume seda tagasisidet nagu hästi sageli, hästi palju nagu iga missiooni käigus me kogume seda tagasisidet mingisuguse regulaarsuse perioodi regulaarsusega kogume nagu tagasisidet, kuidas inimesed parasjagu toimetavad, siis need äärmused lihtsalt nagu keskmistuvad välja. Ehk et see on nagu üks viis, kuidas me nagu mõõdame. Siis teine pool, mis minu arvates on, mis võib olla nagu Pipedrive'il suhteliselt unikaalne, me kindlasti ei ole nagu ainus ettevõtte maailmas, et neid on palju ja paljud teevad seda meist paremini, aga mis ma arvan, et ei ole väga nagu selline common sense, vähemalt mina ei ole nagu väga palju nagu isegi nagu kunagi Deloittes töötades ja päris paljude klientidega seal kokku puutudes, nagu see ei olnud nagu, ma ei näinud, et see oleks nagu common sense nagu ettevõtluses laiemalt on. Ehk et me mõõdame nagu sentimenti inimeste puhul, ehk et võib-olla kolmanda meetrika ka ära ütlema, ehk et meil on ka sellised hardcore meetrikad, ehk et hakkasid taskiga tegelema, kui kiiresti selle valmis said.
kui kiiresti see, meil on alati nagu peer review koodile ehk et kas sinu kood läks nagu peer review'st läbi, mitu korda tagasi tuli, kui palju sa pidid seda nagu ümber töötama. Kui palju intsidente, kas juhtus või ei juhtunud pärast sinu nagu koodi commit'i, ehk et sellised tehnilised meetrikad on meil ka olemas, aga seal me jälgime nagu rohkem nagu trendline'e. Ehk et kui me nagu muudame nagu tehnoloogiat, siis vaatame, kas üldiselt nagu kogu nagu engineering cohort'is nagu pigem nagu mingi näite läheb paremaks või läheb halvemaks, ehk et kas me siis saame seda nagu lahendada ja parandada nagu läbi lisakoolituste või võib-olla me oleme nagu valinud vale tehnoloogia, peame mingi eelmisele või mingisugusele järgmisele nagu üle minema, ehk et seal nagu see trendline nagu tähtis. Ja siis nagu see sentimendi mõõtmine on näiteks üks küsimus, mida me küsime oma arendajate käest on see, et CI/CD lahendus ehk et siis niisugune autodeploy kogu su nagu arenduskeskkond kuni nagu deployni välja, et hinnanguliselt enesetunde järgi, et kui palju sa nädalast kulutad aega erinevate etappide taga ootamisele. Et võib-olla saaks sinna panna ka mingisuguse nagu mõõdiku, siis mõõdiku ütles 13 minutit. Aga see on kuidagi nagu täiesti nagu suhteliselt ebaoluline nagu näitaja, sest kui sina ütled, et sinu jaoks on kõik väga täpselt automations töötab täpselt nii hästi, kui peab, et sa kunagi tegelikult ei oota, ja siis me vaatame seda nagu hardcore metrikat, mis ütleb, et 46 minutit. Aga tegelikult sa jõudsid selle 46 minutiga võtta uue kohvi, teha natukene nagu kitchen corner chati, käia võib-olla nagu vetsus, ehk et seal nagu aju natuke taastus ja sa said nagu minna järgmise taski juurde nagu puhanema, ehk et nagu see 46 minutit on täiesti irrelevantne. Oluline on see, kuidas sina nagu tunned. Ja meil on terve hulk nagu selliseid küsimusi, et CI/CD taga ootamine või oma selle arenduskeskkonna taga ootamine, see on lihtsalt üks nendest küsimustest. Et võib-olla lihtsalt üks nagu näide veel, muidu siia võib nagu ära uppuda ja pikalt rääkida, et me küsime kord kvartalis kõikide tiimide käest, et mis on nagu teie nagu kvaliteetsema ja kiirema liikumise nagu kõige suurem nagu takistus. Mõne tiimi jaoks on see meie enda dokumentatsioon, mõne jaoks on nagu ligipääs nagu teiste tiimide nagu dokumentatsioonile, mõne jaoks on see fookusaja puudus, ehk et mikrotaske tuleb kogu aeg nii palju peale, et sa ei jõua nagu piisavalt pühenduda, sa ei saa teha nagu deep work'i. Neid teemasid on nagu erinevaid ja jällegi, mida me sellega teeme, me nopime sealt, iga tiim nagu nopib enda jaoks selle kõige olulisema välja. Tiim arutab, kuidas sellest nagu probleemist üle saada, järgmine kvartal nagu vaatame, kas läks nagu paremaks, kui läks paremaks, siis on tõenäoliselt sul nagu sinna probleemide tippu nagu järgmine teema nagu tekkinud. Ehk et jällegi ei ole nagu sükest, et hurraaga teeme üle Pipedrive'i kogu dokumentatsiooni korda. Kui võib-olla nagu ainult 2 tiimil on dokumentatsiooniga probleem, siis ei ole teistel vaja seda korda tegema hakata, sest see on juba korras. Aga küll, mis on meil on nagu metodoloogia, kuidas me sellist nagu sentiment analyticsit teeme, kuidas me seda infot nagu kogume ja siis on meil omakorda nagu framework, mis on muide GitHubis täiesti vabalt saadaval. Me oleme Teie enda framework. Diogo, üks meie nagu engineering experience'i inimesi kirjeldas ära väga ägeda framework'i ja panime selle vabaks kasutamiseks GitHubi ülesse. Ehk et see kirjeldab, et kuidas me kogume seda sellist sentimendi analüütikat, mida me selle sentimendi analüütikaga nagu teeme ja ka juhend, et kuidas siis nagu iga tiim peaks siis nagu oma tiimi kohase nagu dataga nagu käituma, et sellest nagu tulu tõuseks ja me teeme muidugi sellised hästi klassikalisi nagu asju, eks ju, lihtsalt töötajate rahulolu. Ja seal on täitsa selgelt korrelatsioon olemas, et kui me selle sentiment analyticsiga hakkasime tõsisemalt nagu tegelema, siis ka üleüldine nagu rahulolu tegelikult oluliselt kasvas. Nüüd nagu see, et kas me oleme midagi nagu jätnud tegemata või kas me teeme midagi teistmoodi nagu AI osas. Ma arvan, et see sentiment analytics jääb nagu endiselt meie sellise nagu arengu ja mõõdikute nagu keskseks. Võib-olla nendesse tehnilistesse mõõdikutesse lihtsalt nagu lisandub, et jah, me vaatame, et kui palju nagu on meil insenere, kes juba kasutavad nagu igapäevaselt mõnda, kas Curiosorit, Cloud Code'i, midagi muud, mis meil nagu tööriistakastis on, et see ei ole meil nagu fikseeritud kogus, meil ei ole see lõputu, et sa ei saa kasutada mida iganes.
aga meil on nagu selline eksperimenteerimise track, ehk et kui kuskilt tekib nagu tunne, et äkki see tööriist võiks olla meile parem, siis meil on nagu viis, kuidas me nagu paneme grupi insenere siis seda uut tööriista katsetama, kui me saame teada, et ta on nagu tõesti parem kui mingi eelmine, siis me võtame selle eelmise välja, paneme uue nagu sisse. Ehk et iga inseneril on alati nagu mingi tööriista kast, kus sa saad nagu valida, et sa ei pea kasutama tingimata alati seda ide, et sul on mingisugune teine nagu, või võib-olla ka isegi nagu kolmas ide, mida sa saad nagu kasutada, aga seal on alati mingisugune nagu lõplik hulk. Ehk et me mõõdame, et kas meie insenerid nagu kasutavad, jah, me proovime nagu mõõta ka seda, et kui palju siis nagu see AI pakub nagu välja ideesid või koodi, kui palju sellest nagu aksepteeritakse, jah, me mõõdame ka seda, ehk et siis AI pakutud ja aksepteeritud koodi osakaal mingisuguses järgmises pull requestis ja kui see läheb nagu lõpuks deploy'sse, siis mis selle nagu kvaliteet oli, ehk et ma ütleks, et me oleksime kuidagi nagu AI pärast nagu eraldi nagu üksteist välja hüpanud või et me oleksime nagu midagi tegemata jätnud, et see on yet another technology. Tuleb ajaga. Ja see on selline, ma ei tea, nagu kunagi tuli nagu Turbo Pascal ja siis tuli nagu middleware ja nagu järgmine tehnoloogia, et sa pead leidma viisi, kuidas sellest nagu efektiivsus nagu välja võtta ja kasu nagu välja võtta, aga maailm ei hakka teistpidi ringi käima selle pärast. Just. Me ei ole veel lõppkasutajast rääkinud, klientidest, kes maksavad raha teie toote eest ja tahavad võimalikult palju sealt välja pigistada. Mu küsimus on see, et kuidas ehitada või toota sellist asja, mis pakub väärtust? Ma arvan, et selleks on jälle nagu hästi selline, lähme lasteaeda tagasi nagu vormel, mida nagu teha ja teostada on jube keeruline. Et sa pead ära lahendama selle probleemi, mis kliendil päriselt on. Mis mured täna on klientidel, kui nad mõtlevad müügitarkvara peale? Ma arvan, et seal nagu see häda nagu on see, et enamus nagu, vähemalt mina ei oska ütlen, et kuskil nagu midagi nagu pigistab või midagi nagu tahaks, aga ma ei oska seda päris hästi sõnastada. Ja nüüd nagu siis see edukas firma nagu suudab tegelikult nagu mind uurida ja küsitleda niimoodi, et aru saada, mis asi mul siis ikkagi pigistab, et kas püksid või kingad. Ja siis nagu teeb mulle kas uued püksid või uued kingad. Et halb ettevõte nagu, et kuskil pigistab ja me oleme Nokamütsi firma, okei, teeme uue Nokamütsi. Tähele panemata, et sellel kliendil ei olnudki üldse Nokamütsi, tal ei ole seda nagu tarbiseks. Kas tulevikus võiks AI sellega hakkama saada, et saad aru, et kas sul pigistab sealt või siit ja suudab kohandusi teha? Kas see on reaalne? Ma arvan, et tänane AI ei saa, sest tänane AI on ikkagi suhteliselt rumal loom, et teab nagu kõike ja on võimeline väga veidraid seoseid looma välgu kiirusel, mis jätab nagu väga usutava mulje. Aga AGI on teema, mis kindlasti nagu järgmisena võiks juhtuma hakata. Ja siis, kas see arenev AI ühel hetkel nagu võiks, jaa, ma usun küll. Kas ta täna nagu oskab võib-olla mingites väga kontrollitud situatsioonides ja olukordades, aga sinu jaoks AGI tähendab? Seal natukene selline see inimlikkuse pool, mis on nagu datal on alati küljes ka mingi emotsioon. Ja see sellise kirjeldamata seoste väljaotsimise ja väljaleidmise nagu võimekus. Ehk et see, ma ei tea, inimeste vaheline keemia. Seda ei ole võimalik panna nagu andme välja nagu kirja, et mul nagu keemia on nagu 2+ või keemia on nagu B4. Et sa pead seda natuke nagu selle nagu vestluse tonaalsusest, inimeste keha hoiakutest, nagu kõikidest sellistest komponentidest tuleb see nagu kokku, et kõike nagu AI, eks ju, ei näe, ta alati ju ei filmi sind, aga ikkagi nagu on võimalik nagu, ma arvan, nagu palju paremini nagu aru saada ka sellest nagu mitte lihtsalt plain datast, vaid siis sellest data küljes olevast nagu sellisest taustainfost. Ja seda täna nagu, ma arvan, AI ei suuda.
ehk et on olemas, eks ju, erinevaid ettevõtteid, kes katsetavad küll, noh, kas või see, et võtame call center'i nagu kõned ette ja proovime aru saada, et kas klient on nagu õnnelik või õnnetu ja siis nagu vaadata, et kui ta ütles meile nagu niisuguse lause ja kui ta ütles seda õnnelikuna, siis ta äkki tegi lihtsalt nalja ja kui ta ütles seda nagu õnnetuna, siis tundub nagu süütu lause, aga kuna ta ütles seda väga kurja häälega, siis päriselt me oleme ilmselt tema nagu elu ära rikkunud, et mingeid katsetusi, eks ju, nagu tehakse, aga kas nüüd nagu täna nagu AI vaatab lihtsalt sulle otsa ja ütleb mulle, mis on sinu nagu vajadus, sinna ikka läheb nagu veel aega. Aga tahate jõuda sinna? Ma isegi ausalt öelda nagu ei tea, et ühelt poolt insenerina oleks ju põnev näha, et kuidas me sinna nagu jõuame. Inimesena teiselt poolt ma ikkagi nagu tahaks nagu endiselt nagu, mina vähemalt tahaks nagu inimestega nagu rääkida. Ma isegi võtan aeg-ajalt nagu paberist ajalehe kätte, küll mitte sageli, et mul on nagu sõpru, kes nagu on tellinud endale nädala lõpu nagu füüsilised ajalehed lihtsalt sellepärast, et nagu laupäeva hommiku traditsioon on nagu see, et sa saad nagu lehte krõbistada. Hommikukohv. Ja sa tead seda infot juba nagu kuskilt mujalt nagu ja palju varem, sest noh, see paberleht on lihtsalt aeglane, aga lihtsalt sul on seda vaja. Et noh, mingid asjad AI suudab nagu ära asendada, aga ma loodan, et natuke inimlikkust jääb ikkagi nagu inimeste jaoks ka nagu alles. Ja see areng saab, ma kindlasti ei pretendeeri nagu ütlemaks, küsigi Jaan Tallinna, kes tema võib-olla nagu oskab nagu öelda, kui kiiresti ja kuhu nagu maailm nagu täpselt nagu areneb, et ma ei arva, et mul nagu sellist aaret ja kogemust on. Proovime kindlasti Jaani kätte saada kunagi. Aga viimane küsimus on selle AI teema kohta, et sa korra mainisid, et tegelikult 8 aastaks panite suhteliselt ju AI sahtlisse. No, aasta ja 2 vahel kuskil seal, aga põhimõtteliselt jah, mõttetult pikaks ajaks. Et siis müügitarkvara, ütleme, Pipedrive ei ole ainukene. Et teil on ka konkurenteks. Kuidas praegult üldse kasutajad vaatavad, ütleme, erinevate müügitarkvarade otsa, just eriti AI ajastul on, ja tegelikult neid tarkvarasid on ju võimalik lihtsamaid versiooni kas või lava peal kasutada, teha ja mida te ise kasutate. Et kus siin selline nagu featuuri või AI hype ja ütleme sellise fookuse vahe on, et mul on jäänud vähemalt mulje praegult, et selline strateegiline vaade oli ikkagi korraks panna AI pausile, vaadata, mis loom see üldse on ja siis teha nagu ratsionaalsed otsused. Meil ei ole nagu tegelikult päris head vastust, et selliseid AI-ga valmis ehitatud müügid CRM, CRM ei julge öelda, et neid nüüd nagu tuleb nagu 1 nädalas, aga neid tuleb nagu pidevalt, et iseenesest nagu see CRM-i algus on ju nagu lihtne, et sul on mingisugune kontakt, sul on mingisugune nagu deal või kaup ja siis nagu nende nagu kokkuviimine ja selle nagu siis ma ei tea, selle müügiprotsessi lihtsalt nagu järgimine tundub nagu hästi nagu lihtne ja primitiivne asi, nii et turule tulemise barjäär on läinud nagu hästi madalaks, aga see väärtus ikkagi nagu tekib nagu sealt, et ma ütlesin, et minu nagu juhtimisstiil on niisugune mõõdukalt laisk, ma arvan, et nagu head müügiinimesed on puht padulaisad. Et neid peaks nagu motiveerima, eks ju, see huvi nagu isikliku kuuboonust maksimeerida. Ja siis nagu nad peaksid olema nii nutikad, et nad suudavad seda teha nagu võimalikult vähe nagu panustades. Sest see mudel, mis skaleerub, et muidu, kui sa nagu tohutud tööle, kui sa nagu füüsiliselt kaevad labidega nagu põldu, nagu siis sa võid ju mõni päev natukene kiiremini kaevata, aga põhimõtteliselt skaleeru, sa nagu ei suuda kunagi nagu 3 korda suuremat põldu nagu kaevata sama ajaga, sest lihtsalt nagu ei skaleeru. Siis see, kuhu need müügitarkvarad ja CRM-id ja kõik muud nagu sellised SaaS-teenused ilmselt nagu peavad nagu suunduma, on see, et selles pauguga nagu kättesaadavaks muutunud nagu tohutus andmehulgas koos sageli nende andmete vaheliste seostega leida nagu see viis, kuidas ma suudaksin sulle panna nagu vastavalt, kas sa tahad seda saada nagu ekraanile või sa tahad saada seda nagu WhatsAppiga või sa tahad saada seda mingisuguse videoavatariga vesteldes, aga põhimõtteliselt ma peaksin sulle ilmselt nagu ütlema igal ajahetkel, et mis on nagu järgmine nagu tegevus, kõige mõistlikum tegevus, mis maksimeerib sinu nagu kuuboonust. Ehk et sa ei pea ise, et sina saad keskenduda puhtalt nagu müümisele ja selle müügi nagu läbiviimisele, mitte sa ei pea nagu tegelema nagu
selle ettevalmistamisega, sest täna nagu müügimees kõigepealt võtab ette nagu kas Google Searchi või Yellow Page'id, hakkab sealt nagu otsima, kellele võiks helistada, siis hakkab nagu helistama, võib-olla isegi proovib koguda mingisugust natukene taustainfot, et ahah, nii helistame siin nagu Ralfile, aga okei, et kuidas ma, mis avakäigu ma peaksin tegema, okei, nüüd ma nagu lähen otsin kuskilt järgmistest Yellow Page'idest, et kas ta nagu on nagu teatrimees või rattamees või veinimees, et ühesõnaga sul läheb nagu sükene 2/3 aega läheb nagu ettevalmistamisele, siis võib-olla nagu 1/3 aega läheb nagu tegevusele. Ma arvan, et nüüd tänu sellele AI-le, kui see väärtus, mida me saame nagu päriselt nagu looma hakata, et sul läheb nagu natuke, võib-olla peaks ikkagi mõtlema ka, et 10% nagu ajast läheb tulevikus ettevalmistamisel ja 90% läheb nagu töö tegemisele. Et see on nagu selline võib-olla see väärtuspakkumise muutus tänu AI-le, mis sellistes nagu CRM-lahendustes peab juhtuma ja nüüd on jälle küsimus see, et kuidas sa seda nagu pakud, et see ikkagi nagu päeva lõpuks nagu sa suudad seda nagu pakkuda läbi andmetest arusaamise. Ja kui sa oled nagu esimese päeva nagu startup, et siis sa saad hästi kiiresti ja väga ilusa nagu UI nagu ülesse, mis võib-olla nagu mingisuguse esimese onboarding nagu tsükli teeb ka nagu hästi nagu sujuvalt. Aga kuna sul ei ole nagu väga palju sellest seda nagu domeeni teadmist, ei selle müügidomeeni kui sellise kohta, ega siis selle domeeni teadmist ka selle konkreetse kasutaja nagu suhtes, et see on nagu see on see ajaaken, et varem või hiljem nagu tekivad kindlasti ka nagu sellised globaalsed vabalt kasutatavad müügi jaoks optimeeritud LLM-id, mida sa saad lihtsalt kasutama hakata. Et aga täna neid nagu tingimata veel olemas ei ole ja see on selliste nagu täna turul olevate ettevõtete nagu see ajaaken, et kas me õpime nagu selle tarkuse nagu kiiremini, kui kuskil turul tekib nagu see baasteadmine, mis saab olema kõigile vabalt kättesaadav. Et seda võistlust me jookseme ja seda nagu võitlust me peame. Natukene hüppan võib-olla teemast kõrvale, aga kas sa oled midagi õppinud juhtidelt väljaspool Euroopat? Ameerikast näiteks. Me näeme, et seal on piiranguid praegu vähem, mõnes mõttes igapäevatöö on võib-olla teistsugusem, et kui palju sa oled seda näinud, võib-olla mis mustreid sealt poolt? Nagu edukatelt ettevõttelt, edukalt juhtilt on alati midagi õppida, et kas nüüd nagu kedagi saaks nagu päris üks-ühele kopeerida, ma sellesse nagu... Ma mõtlen üleüldiselt nagu, kui me mõtleme Ameerika peale. Kes sa mainisid nagu, ma arvan, selle nagu põhilise ära, et seal on nagu, minu jaoks võib-olla 2 asja, üks on see, et see katsetamise julgus ja ambitsioonikus, mis tuleb tõenäoliselt nagu sellest, et inglise keel on eks ju valdav keel ja riik on nii suur ja piisavalt rikas, et kui sa natukenegi nagu nutika toote või teenusega välja tuled, siis sul on nagu suht kohe nagu turg olemas. Aga teine nagu minu arust, mis on nagu nendel, ma ei tea, kas see on nagu hea või halb, et just natuke me Eestis peame seda meie tugevuseks, on see, et ameeriklased suudavad nagu jube kähku nagu ka sellest ideest lahti lasta. Ehk et tuli idee, lähed väga julgelt nagu katsetama, ei hakanud nagu jooksma, kõik mis siis, justkui nagu minu laps ja ma olen sinna pannud aega, ma olen võib-olla isegi sinna raha pannud ja midagi ja ei läinud lendu, viska minema, hakkan nagu järgmist asja tegema, et Eestis on nagu neid mitte kunagi elama läinud, aga mitte kunagi ära surevaid nagu ettevõtteid, eri aegadel on seda erinev hulk olnud, aga ma olen isegi olnud nagu osaline üsna mitmes selles startupis, kus näed, et kurat, siit ei tule. Aga nagu kinni ka ei tahaks panna, sest nagu, et teeme veel selle ühe nagu katsetuse. Et minust nagu ameeriklased on selles mõttes natukene palju nagu ratsionaalsemad, et siin on hüpotees, siin on nagu idee, kuidas seda hüpoteesi nagu tõestada. Kui ei õnnestunud hüpoteesi tõestada, siis kõik viskame selle ära, võtame järgmise hüpoteesi. Ja ma arvan, et nagu selle nagu nende, miks nagu nii palju selliseid nagu uuendusi seal juhtub, ongi nagu see, et nad ei jää seda nagu poolkõva lahendust nagu fine-tunima, vaid nad nagu lihtsalt proovivadki kogu aeg, et okei, võtan siis uue, et äkki saan sellest nagu briljandi, ei tulnud briljanti, väga hea, võtan järgmise, äkki sealt saan briljandi. Et me nagu siin nagu lihvime seda klaaskuuli, et äkki muutub briljandiks. Kas sa seda oled läbi startup-induse õppinud või? Võib-olla kirjelda natukene, mis sa Ask Robinist ja Raypaigist oled kaasa võtnud, mida sa täna kasutad? Kas on mingid sellised õppetunnid, mis on olnud just? Ask Robinist võib-olla nagu see, et hoia
mida me suutsime teha päris hästi, aga oled kogu aeg nagu kliendiga koos ühes toas, mida me võib-olla liiga hästi nagu ei suutnud, sest me ehitasime tegelikult lahendust Ladina-Ameerika turule. Me küll tõime enda tiime üsna palju nagu Ladina-Ameerika inimesi, aga see on ikkagi nats nagu teine, et me nagu hispaania keele nagu saime selgeks, aga tingimata nagu ei saanud aru päris täpselt võib-olla sealsest nagu, et kuidas see äri nagu tegelikult seal nagu juhtub. Et kindlasti oleks see startup mul täiesti kindel läinud nagu väga heledalt lendu. Ükssarvikuks. Võib-olla ka ükssarvik, täitsa iseenesest nagu miks mitte, et see turg on nagu nii suur ja see Ladina-Ameerika juba nagu üksinda nii suur, et kui me oleksime nagu kohe nagu Day1 nagu sinna kolinud ja ehitanud seda seal koha peal. Reibaik on jällegi nagu see on täpselt see nagu, et sa jäädki seda klaaskuuli lihvima ja kogu aeg imestada, et miks sellest nagu pärl ei tule. Et seal me jäime nagu engineering trap'i ehk et me nagu proovisime kogu aeg nagu seda kolmerattalist tõuksi natukene veel ägedamaks, siit kergemaks, ülekanded natukene paremaks, liikumine veel natukene sujuvamaks, et ammu oleks pidanud seda juba nagu müüma, ammu oleks pidanud nagu mõtlema juba järgmistele sammudele, sest me nägime tegelikult paar aastat ette, et ilmselt järgmise faasina hakkavad tulema nagu elektritõuksid, siis neid ei olnud veel üleüldse nagu olemas, et me tõesti arutasime, tegime isegi mingid prototüübid, aga me ikka mõtlesime, me selle nagu mehaanilise nagu saame veel natuke paremaks teha ja siis oli kõik see nagu see laine oli ära käinud, turg oli ära läinud. Miinusesse jäänud nagu kasumit ka ei teeninud. Täna vist meie põhiinseneri nimel on endiselt see ettevõte nagu üleval ja ma isegi ei tea, võib-olla ta nagu aeg-ajalt toodab veel midagi, võib-olla ei tooda, et ära jällegi üldistades, et kuule klienti ja jälgi nagu turgu, mitte ära nagu langa oma sellesse nagu engineering, oma idee nagu lõksu ja ära proovi seda nagu forever polishing. See nagu ilmselt nagu see ilmselt ei toimi. Ameerikas, miks ma nagu olen Ameerikas neid nagu kahte asja õppinud, ma arvan, et selle üks pool on nagu see, et meil on Ameerika omanikud, sa kuuled nagu mida nemad nagu räägivad, vaatad lihtsalt nagu maailmas ringi, et kuidas nagu ettevõtted globaalselt arenevad. Kolmas pool ka see, et kui sa nagu Ameerikas proovid nagu värvata, et Eestis hoolimata sellest, et minust nagu sellist nagu ettevõtte lojaalsus või nagu Jaapani kultuuris vist siiamaani nagu inimesed lähevad ühtesse ettevõttesse ja töötavad seal 50 aastat, et see ei ole võib-olla enam päris nii mustvalge, kui ta nagu 10 aastat tagasi oli, aga ta ikkagi kanda on nagu siukene ja siis Eesti oli ilmselt kuskil seal Jaapani ja Ameerika vahel, et üldiselt ikkagi, et kui ettevõte oli nagu tore ja siin nagu seal keegi otseselt nagu välja ei vihastanud, et siis sa nagu ikkagi olid pigem nagu ettevõttele lojaalne. Ja inimesed püsisid ja püsivad täna ettevõttes nagu päris pikalt, kus Ameerikas nagu inimesed eelkõige ise endal lojaalsed. Ja see on võib-olla üks nagu selline mõte, mida ma olen proovinud ka nagu Pipedrive'iga liituvatele noortele inseneridele nagu öelda, et sul on nagu mõtet nagu olla nagu selles nagu ettevõttes täpselt nii kaua, kui sa tunned, et sinu nagu isiklik turuväärtus iga päev nagu tõuseb. Ehk et sa näed, et Pipedrive'is tehakse mingeid asju nii nutikalt, et sul on nagu vaja nagu siia jääda, et see asi endale nagu selgeks saada. Sest kui ma olen selle selgeks saanud, siis ma saan nagu siit junior tasemelt kohe meet tasemele või meet tasemelt nagu senior tasemele nagu lennata. Ja kui sa nagu tunned, et nädal aega ei ole juba nagu mitte midagi huvitavat ja rääkides oma nagu tiimikaaslastega ja oma juhiga nagu tundub, et ma oskan kõike, mul on väga mugav, tuba on soe, kohvi pakutakse, inimesed on nagu ägedad, sussid sain ka uued, et kõik on nagu tipp-topp, eks ju. Aga kui sa nagu tunned, et sa ei kasvata oma personaalset väärtust, et siis oleks mõistlik nagu liikuda ja mõni inimene võib-olla kasvatab seda personaalset väärtust 20 aastat ja on täiesti okei töötada 20 aastat ühes ettevõttes. Mõnel võib-olla nagu 6 kuud, aga mul kuidagi tundub, et ameeriklastel, ma ei tea, kas nad nagu nii filosoofiliselt mõtlevad sellele isikliku nagu väärtuse pidevale nagu kasvule, aga nad ei jää nagu kinni sellesse, et tulin siia ettevõttesse, et sina tegid teene, võtsid mind tööle, ma pean nüüd siis nagu tegema 5 aastat vastu teenet sulle. Ei pea. See on nagu business deal, et sinul tööandjana oli tööjõudu vaja, mul oli tööjõudu pakkuda, me tegime diili. Et kui see leping enam nagu ei tööta mõlema poole jaoks, siis tuleb see leping nagu tühistada ja kuidagi jällegi nagu, et ameeriklased teevad seda nagu palju pragmaatilisemalt kui
kui me nagu Euroopas nagu üldiselt nagu seda teeme. Aga tulles tagasi korra, sa juba mainisid oma eelnevaid ka startup'e, et üks oli siis Raybike, mis oli siis 2011 kuni 2016, teine oli siis Askrobin, kus olid siis aastatel 16 kuni 20. Et alustame siis, võtame selle Raybike'i, mis oli siis natukene enne kõiki neid elektrilisi tõukerattaid, et sa olid seal siis üks kaasasutaja ja olid innovaatori ja meeskonna mentori rollis, nagu ma aru saan. Yeah. Et millal te siis nagu tiimina tundsite, et see product market fit on justkui saavutatud, et mis see signaal oli seal? Ma ei ole päris kindel, et kas me nagu selleni nagu tegelikult üldse nagu jõudsime. Et ma arvan, et see nagu üks nagu meie nagu hädadest ja vigadest oligi see, et me liiga palju ei panustanud sellesse, et aru saada, et kas see market fit on nagu olemas, et me tegime võib-olla ühe sellise tol hetkel nagu hästi nagu suure haardelise testi, et ühes Tallinna koolis nagu tervele klassile kõikidele nagu lastele andsime need Raybike'id. Ja nüüd nagu aeg-ajalt seal samas ringi liikudes ma näen tõenäoliselt nende nagu laste nagu kas nooremaid õdesid või nende enda juba nagu lapsi ikka nagu selle sama asjaga nagu sõitmas, et väga hea asja tegime valmis, et tehniliselt on siiamaani nagu vastu pidanud. Aga ta ei, ja me panime teda ka nagu siin-seal nagu müüki, aga ta ei muutunud nagu müügi hitiks, nii et ma arvan, et me ei jõudnudki sellisesse kohta, kus oleks nagu see product market fit, vaid me jäimegi oma selle nagu engineering perfectioning lõksu kinni, et me teeme veel selle ja siis lükkame kampaania ja teeme veel selle ja siis teeme mingisuguse sihtrühma ja siis hakkame uurima, et ma arvan, me ei jõudnudki sinna ja mulle tundub, et see võib olla nagu paljude startupide üks nagu ebaõnnestumise või siis õnnestumiseni mitte jõudmisest. Eestlased ei pane oma startupi kinni. Ehk et muudkui punnitavad edasi, aga õnnestumist lihtsalt ei teki. Et sinna õnnestumiseni mitte jõudmise põhjus ongi nagu see, et sa usud nagu oma ideesse ja sa oled nagu veendunud, et see ongi täpselt nii, nagu asjad peavad nagu juhtuma. Ja kurat, mitte keegi ei saa aru ja ei taha seda osta. Kuidas te oma seda kogukonda üldse siis lõite? Et ütleme, et teil oli see 3-rattaline tõuks, varem olid kogu aeg 2-rattalised. Et kes see teie klient üldse siis oli? Ma ei tea, näiteks üks meie klientidest oli, klientidest, see kõlab nagu hästi, tegelikult nagu, tehniliselt oli klient, Amazon. Ma arvan, mingi 10, meil oli need 2 suurus, oli nagu väike, mis oli lastele kasutatav, mis natuke suurema lauaga, ja Amazoni andmekeskustes kuskil Ameerikas. Võib-olla sõidavad siiamaani, tõenäoliselt ei sõida enam, aga kuna nendel oli vaja nagu räkkidest võtta neid väikseid nagu servereid välja ja viia nagu uusi asemele, siis selgus, et meie nagu Raybike'iga oli seda nagu ülimugav nagu teha, et sa said nagu paar räkki panna nagu enda ette, siis jalaga tagant nagu tõugates ühe käega nagu stiirides, teise käega said neid nagu räkke nagu kinni hoida, et kindlasti kunagi arvutasid välja ka, et umbes nad suutsid nagu vahetada nagu katki läinud nagu seadmed, ma ei tea, 30% kiiremini tänu nagu Raybike'ile. Et mingisuguseid siukseid nagu tegelikult ju iseenesest jumala ägedaid nagu see oli juhus, ma eeldan siis, selline kasutus. See oli üsna nagu täiesti nagu pime juhus, aga meil oli nagu veel mingisugune 3-4, ma ei mäleta need lugusid, et siukse mõtted, et vau, et selle pealt ju võiks nagu saada. Aga kuidagi nagu me läksime siis ikkagi nagu, et kurat, selle mehaanilise ülekande peaks 3 kraadi veel nagu saama, selle nagu paremaks, et siis ehk et mitte, et nagu neid lugusid skaleerida ja vaadata, et kuidas seda use case'i päriselt siis nagu paremaks teha. Me läksime ikka jälle tagasi ja hakkasime nagu kruvisti polte keerama. Aga nüüd sa rääkisid just, et ameeriklased justkui lasevad kiiresti nagu käest ära, et ütleme, et nad näevad, et siit ei ole nagu kuidagi tulemas mingit suurt asja. Võtame uue ja alustame sellega. Sina veetsid sealt siis 5 aastat. Et mis on see õppetund, mis sa sealt kaasa võtad? Ta ei olnud nagu kui Askrobin oli siukene startup, kus ma olingi nagu 110% või isegi võib-olla 150% nagu sees. Igapäevaselt töötasin, hommikul läksin, öösel tulin, vahel mõni ei tulnud ka, töötasin järgmise päeva nagu otsa.
siis Raybaigis ma olingi nagu, see tiim oli tegelikult enne nagu olemas, üks nendest founderitest Saaremaalt noorem koolikaaslane kuidagi leidis mind, tuli küsimusi küsima, siis mingil hetkel nagu tundus, et ma võiks olla nagu tiimis lihtsalt nagu pigem olingi siuke nagu, ma ei tea, vanema venna või sellise küsimuste küsija, advisorina nagu küsimuste küsijana nagu mängus ehk, et mul oli, alguses oli nagu ohoo, siit päriselt võib nagu midagi nagu teha ja kui see sama, kas või see Amazoni case nagu tekkis, et oi, et kui me juba nii kiiresti niisuguse kohta, et mis siis veel, et ja siis nagu jah, mingil hetkel oli natuke nagu see, et niisugust jonni võib-olla, et kuna see sama insener oli seal nagu põhiosanik, siis nagu temast kuidagi üle ümber ei saanud ja siis tekkis nagu selline, ma ei tea, juhtimislik nagu challenge, et kas ma suudan nagu teha talle selgeks, et selleks, et saaks engineeringut nautida, oleks tegelikult päris kasulik, kui kuskil oleks kliendid, kes selle eest maksaksid. Et investorid nagu igavesti ei jaksa nagu raha juurde panna. Ja siis, kui ma ühel hetkel nagu sain aru, et mina ei ole nagu piisavalt hea, et seda nagu muutust esile kutsuda, et siis ma tõstsin käed üles ja ütlesin, et ma olen saanud siin oma õppetunni ja isegi natuke rohkem, et lasta olla. Ja teiseks oli siis AskRobin, kus siis olid 150% sees, ma saan aru. Absoluutselt. Et seal oli siis selline platvorm just, mis aitas siis vähem populaarsetel või väikse krediidi ajalooga inimestel leida siis sobivaid laenuvõimalusi ehk nagu siis ütleme digitaalne marketplace. Jah, ja selle asja selline nagu lühike nagu, ma ei tea, ma loodan, et tuleb lühikeselt, et see põhi nagu olemas oli see, et päris kõigil inimestel ei tasu nagu laenu anda. Aga päris paljudel inimestele tegelikult võib nagu laenu anda, aga probleem on nagu see, et inimesed kipuvad ennast, eraisik kipuvad ennast nagu alahindama ja nad ei lähe laenu küsima sealt, kus nad võiks saada, ehk et summa summarum nagu inimesed maksavad liiga suurt intressi, sest nad arvavad, et ma ei tea, minu töö või minu sissetulek või minu taust või mis iganes või mu tagatised ei ole piisavad head selleks, et minna küsima nagu paremat laenu. Sa võid küsida nagu laenu, eks ju, sellisest nagu, ma ei tea, täiesti rahvusvahelisest A-reitinguga nagu pangas, sa võid küsida nagu sellisest nagu pangamoodi nagu laenukontorist, nagu meil ka Eestis on neid nagu paar tükki, siis sa võid küsida mingisugusest nagu SMS-laenust kuni jari ja siis sa võid nagu minna lihtsalt nurga tagant nagu küsida mingisuguse Pablo käest. Loota parimat. Ja loota parimat, kes võtab su nagu pere nagu pantvangi ja siis nagu cross your fingers. Et ja nagu Ladina-Ameerikas, kus seda vaesust on tegelikult hästi palju, finantsharidust on nagu hästi vähe, see jõukuse kontsentratsioon on nagu ühte nurka nagu hästi suur, siis enamus inimesi kipuvad tegelikult minema selle Pablo käest nagu laenu võtma, kuigi nad tegelikult võiksid nagu rahulikult isegi või peaks minema SMS-kontorisse, vaid võiksid minna sellesse nagu juba natukene nagu reguleeritud nagu laenukontorisse, et tegelikult neil on nagu tegelikult töö olemas, neil on võib-olla isegi mingisugune vara natukene, mida saaks nagu tagatiseks panna, aga nad lähevad, võtavad 500% laenu, kui nad võiksid saada 25%. Ja teiselt poolt nende inimeste endal on nagu seda, nende kohta nagu taustainfot on ka nagu jube vähe. Ehk et kui nüüd nagu see inimene täna läheks nagu panka, siis pank igaks juhuks annaks talle ikkagi nagu 300% laenu. Sest tal ei ole seda nagu taustatšekki nagu piisavalt, et justkui tundub, et vist on peaaegu usaldusväärne, aga kuna nagu palju nagu palka makstakse nagu cash'is ja kõik ettevõtted ei ole nagu tingimata päris lõpuni nagu võib-olla legaalsed nagu alati seal maailmas, siis on selline, jah, et tehniliselt võiks anda 25-ga, sest justkui paistab nagu, annaks igaks juhuks 300-ga. Nats parem kui 500, aga ikkagi mitte kaugel nagu 25-st. Ja siis meie nagu missioon oli see, et ühelt poolt nagu harida nagu neid inimesi neile arusaadaval viisil, et ma ei tea, kuhu see data tänaseks jõudnud on, aga tol ajal me vaatasime, et Ladina-Ameerikas mobiili omanike hulk oli tohutu, enam-vähem praktiliselt kõigil nagu tittedel ja juba nagu surevatel vanainimestel oli ka, kui mitte üks, siis vähemalt 2 nagu telefoni. Nad veetsid mingisugune 6+ tundi sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedias see jääb ju sinust nagu kõvasti nagu track'i maha.
kus sa saad nagu analüüsida kas või seda sõnumi kasutust, et kas sa räägid, kui vulgaarselt sa räägid, kui halvustavalt, kui kiitvalt, kui toetavalt. Ehk et sellist me hakkasime looma nagu sellist sotsiaalset profiili inimestele. Ja teiselt poolt me siis nagu proovisime neid nagu matchida nagu nende pankade kõikidel laenuandjatel, Pablol võib-olla ei ole, aga enam-vähem kõigil on ka kuskil mingi digitaalsel viisil nende nagu ideaalse kliendi nagu kirjeldus ja siis proovisime ehitada sinna seda nagu algoritmi ja matemaatikat, ehk tegime AI-d siis, kui veel AI-d ei olnud. Seda algoritmi, kuidas siis nagu matchida nagu neid inimesi neile tegelikult sobiva nagu laenuandjaga ja nagu laenuandjale nagu anda siis nagu piisav põhjus uskuda, et see inimene tõesti nagu on tegelikult talle nagu sobiv. Kõlab üks päris äge, miks ei peaks sama maailma parandada. Ja Ladina-Ameerikas inimesi on ka nagu putru, et võiks ju turgu ka olla ja probleeme, mida nagu lahendada, aga eks seal ongi see nagu see küsimus on detailides, et sotsiaalmeedias on olid harjunud nagu üksteisele teineteisest nagu pilte ja lugusid nagu saatma, aga võib-olla mitte nagu tingimata nagu vastama nagu sellistele nagu, ma ei tea, intiimsetele finantsküsimustele ja need pangad nagu justkui nagu ka nagu nad enam-vähem said aru, mis asja me nagu ajame, aga me teeme ise. Ja see oli nagu hästi tavaline, et räägid nagu selle pangaga ja teed mingisugused testid, siis nad näevad, et siin nagu midagi on. Ja siis hakkasid ise tegema. Siis tuli nagu mingi aja pärast nagu tagasi, sest meil ikkagi tuli nagu välja, et proovime nüüd jälle uuesti nagu koostööd teha, aga ta oli siuke nagu hästi pika vinnaga, hästi tsükliline, vaata kui see ei ole nagu koha peal, et me oleksime võib-olla suutnud kõiki neid tsükleid teha nagu lühemaks, nagu veenda nagu palju paremini, kui me oleksime seal ruumis, kui me oleksime nagu teiega seal mingisuguse kohaliku panga juhtkonnaga, kas või innovatsiooniseltskonnaga ühe laua taga nagu ehitanud ja visioneerinud, tõenäoliselt oleksid asjad juhtunud kiiremini, kas me oleksime saanud nagu kiirelt nagu ükssarvikuks või me oleksime nagu kiirelt aru saanud, et ikkagi nagu kas millegi pärast vale aeg või vale koht. Ja ma arvan, et alguse aeg oli meil nagu õige, aga siis mingil hetkel, eks ju, hakkas maailm ka nagu aru saama, et tegelikult ei ole päris okei see, kui kõik võivad kõikide kohta kõiki andmeid täiesti suvaliselt kasutada. Just. Ja siis hakkasid teenuspakkujad ka nagu limiteerima, et millistele andmetele, millistele tingimustele saad nagu üldse võid ligipääsu saada, ja siis isegi kui sa saad ligipääsu, siis milleks sa võid seda kasutada. Ja kui me korjasime nagu sotsiaalmeedias datat ja tegelikult suhtlesime oma nagu klientidega samamoodi üle, ehitasime nagu oma esimesed botid, aga need botid olid ka ikkagi kas Messengeri põhised või WhatsAppi põhised, siis nagu oli nagu tegelikult neil teenuspakkujatel üsna nagu lihtne nagu võrrelda. Need vist said päris populaarseks ju? Korraks said? Ma kuskilt lugesin, et oli üle 200,000 kasutaja. Ma arvan, et võib-olla jääk isegi rohkem, ma enam ei mäleta, igatahes ma mäletan, et mina pidin Herokus kogu aeg meile nagu capacity't juurde provisioneerima, sest seal ikka jõudis, chatide hulk jõudis nagu miljonitesse, mitte klientide hulk, aga seal iga kliendiga kogu aeg käib mingisugune nagu vestlus, et ta nagu korralik õppetund oli. Väga põnev, nagu, väga väsitav, et me nagu põhifounder või nagu põhiline eestvedaja Rain, et tema jaoks oli see, me mõlemad olime, ma arvan, et Rain pani võib-olla sinna 250% sisse, mina panin võib-olla 150% ennast nagu sisse, et eks ta nagu lõpuks oli ikkagi vaimselt väga nagu väsitav ja eks me mõlemad nagu heleda läigiga nagu mitu korda selle jooksu ajal nagu põlesime nagu läbi ja siis jälle proovisime nagu tagasi tulla. Et kas ma kahetsen, ma arvan, et ei kahetse. Kas see idee võiks nagu tööle minna, ma arvan, et endiselt võiks nüüd eriti tänasele AI-le, aga seda kindlasti peaks tegema siis niimoodi, et sa oled nagu koha peal, et sa saad aru nagu sellest mõlemast, kui sa oled marketplace, sa proovid tavaliselt nagu, eks ju, pakkuja ja ostja nagu kokku viia. Mõlemad pooled kokku, eks ju, jah. Mõlemast nagu päriselt nagu aru saama, et mis on need driverid ja triggerid siis nagu mõlema poole peal. Aga kui me võtame kogu selle tarkuse kokku, väike selline mõtteharjutus siia lõppu, et me istume kolmekesti see laua taga, meil on kõik need teadmised olemas, aga meie raha on limiteeritud. Me peame tulema välja mingi uue tehnoloogilise tootega, et kuidas sina seda tiimi võib-olla juhiksid, millele sa paneksid fookust
ja kuidas sa jah, võib-olla esimest aastat planeeriksid, et meil on olemas väga hea idee, meil on julgus seda asja teha, aga meil on mingid asjad on puudu. Et võib-olla mis su soovitused on noortele, kes tulevad, tahavad midagi ägedat teha, neil on julgust, aga võib-olla ei ole neid tutvuseid, ei ole raha piisavalt ja ei oska kohe kuskile suunas liikuma hakata. Oskad sa soovitada midagi? Ma arvan, et kui sul on niisugune tunne, siis tõenäoliselt esimene samm on see, et läheks vaataks selle idee üle. Et kas see päriselt on ikkagi nii hea idee. Sealt nagu, murust nagu asi hakkab nagu sellest idee valideerimisest ja ideest nagu peale. Kuidas sa ideed valideeriksid? Uskumatult sageli tuleb nagu endiselt, et proovi nagu paar korda aastas võib-olla mõnele noore ettevõtjaga lihtsalt nagu pingpongida, kui keegi mind üles leiab, siis arutame tema nagu tulevasi idee osas. Siis ma näen nagu noori inimesi räägivad nagu hästi õhinaga nagu oma ideest. Ja siin on nagu suudavad tavaliselt ära rääkida ka, et kellele võiks see idee sobida ja siis kui ma küsin, et okei, et kui paljudega nendest sa oled nagu rääkinud. Ma ei tea, 10 aastat koolis olnud õpetajatele oleks seda täpselt tarvis, okei, mitme õpetajaga sa oled rääkinud? Ei ole. Okei, mõned isegi on nagu rääkinud. Et siis, mida õpetaja ütles? No õpetaja ütles, et nagu see. Kas sa täiendasid oma ideed? Ei, ta ei saanud päris hästi nagu aru muide eest, et tegelikult see minu idee ikkagi nagu on nagu palju parem, et jah, tal olid need kommentaarid, aga las olla. Ehk siis esimene oleks valideerimine. Just nimelt, et mine nagu selle kliendi juurde, kelle jaoks sa seda teed ja küsi, kas tal see probleem eksisteerib. Siis räägi ära, kuidas sa tahad seda probleemi lahendada. Ja kuula ära, kas see on see, mida see klient tegelikult nagu saada tahab. Ja kolmas, nagu, mis on, ma ütleks isegi võib-olla kõige olulisem küsimus, mida enamus jätab küsimata. Et enne, kui sa nagu selle intervjuusid ja kohtumise ära lõpetad, siis küsi, et kas sa oled valmis sellest maksma ka. Et siuke nagu klassikal näide, et noored mehed, Ferrarit tahate. Muidugi. Maksta jaksas sellest. Ei taha. Aga kui me oleme saanud näiteks, meil on mingi toote prototüüp on olemas, meil on olemas näiteks 1000 inimest, kes on nõus tasuta seda kasutama ka, mis see edasi järgmine samm oleks? Nii-öelda idee valideerimisest paar kuud hiljem. Saama, mõttes, et see tasuta kasutamine on nagu tore, et siis sa saad teada, et kas su kokku kirjutatud asi skaleerub 1000 sama eksele kasutajale, mis on nagu inseneri mõttes iseenesest nagu tore teadmine, aga kui mitte keegi neist nagu maksta ei taha, siis mis seal vahet on, kui palju see skaleerub. Et siis nagu miljonile tasuda, siis sa pead, kui sa nende klientide käest raha kätte ei saa, siis sa pead nagu välja mõtlema, et kes oleks valmis nõus maksma selle eest, et need 1000 saaksid ka tulevikus tasuta kasutama. Et ärimudel tuleb üsna kiiresti sinna juurde nagu ehitada, sa pead aru saama, et kust raha tuleb. Ja siis sa pead jällegi nagu seda minema valideerima. Kelle poole pöörduda, kui ise sellega hakkama ei saa? Seal kohas tiim jääb toppama? Ema isa poole. Tavaliselt on neil nagu mingisugune elukogemus olemas. Ma arvan, et Eestis ma ei tahaks uskuda, et Eestis nagu saab jääda nagu midagi nagu kontaktide nagu taha, et meil on neid startup kirjand, ma ei tea, minge Wiseguys'i nagu rääkige oma nagu jutt ära, minge Lift 99-sse, rääkige oma jutt ära nagu kindlasti on mõnel nagu noorel inimesel mingisugune teine nagu noor tuttav või natukene vanem tuttav, ma ei tea, su venna klassivend, kes parasjagu ehitab mingisugust oma startupi ja on juba seda nagu paar aastat teinud, et nagu see Eesti nagu selle kaks nagu põhiosa minu arust, miks meilt nagu neid ükssarvikuid ka päris priskelt on nagu tulnud, et üks on see, et Eesti on nii väike ja eesti keel on nagu nii väike, et me peame kohe ükskõik, mida sa tegema hakkad, sa pead tegema kohe globaalselt. Multitimes, multicurrency, multiculture, kõik multimultid, mis vähegi nagu võimalikud. Sa pead ka oma platvormi selliselt üles ehitada. Scale Max. Ehk et jah, Scale Max, mis nagu avab sulle, et sul ei ole vaja lihtsalt proovida nüüd 10 tallinlasele maha müüa, vaid sa pead ükskõik 10 ükskõik kus kohas maailmas ja sul nagu see šans, kes statistiliselt on juba palju suurem, et sa leiad nagu 10 maailmas, kui et 10 Tallinnast.
Ja teine nagu, ja ma arvan, et nagu, et mis on nagu ajas järjest olulisem ja seal tuleb suur aitäh öelda nendele samadele Skype'i kunagistele nagu founderitele, kes hakkasid raha tagasi panema ja seda nagu startup kultuuri nagu network'i nagu ehitama ja mida nüüd siin nagu siis nendest järgmised põlvkonnad, ma ei tea, kas või Sten Tamkivi, aga siis sealt edasi järgmised põlvkonnad, Markus Villig ja tegelikult nüüd juba mingi omakorda nagu järgmised põlvkonnad. Nagu lihtsalt iga eelmine põlvkond alati nagu on minu arust Eestis nagu hästi isetult toetanud seda nagu järgmist põlvkonda nagu lihtsalt ideedega, et ma arvan, et kui sul on päriselt, sul ongi nagu olemas hea idee, on olemas nagu prototüüp, seda prototüüpi kasutatakse ja see meeldib, aga sa mõtled, nagu, kuidas ma saaksin seda kommertspoole nagu sinna nagu taha. Mine räägi kellegiga nagu eelmisest põlvkonnast. Kui sulle meeldib nagu, meeldib nagu Veriff, et võib-olla sa ei saa nagu otse Kaareliga nagu rääkida, aga äkki sa saad sealt kellegi teisega rääkida, sest nagu meil on see meil on see kogemus, ma ei tea, sulle meeldib, sa hakkad mingeid asju nagu tootma, võta mõni IoT või võta mõni nagu solarpanelite nagu ettevõte, et kas nad nagu täna on endiselt edukad, ei tea, aga kunagi nad on nagu selle mõtteharjutuse pidanud läbi tegema, nad saavad rääkida sulle oma kogemusi, et ära ole nagu kinni üksinda oma toas ja ära ole nagu õnnetu nagu üksinda, et mine nagu küsi ja räägi, et ma arvan, et see on nagu selline enam-vähem nagu parim soovitus ja see tegelikult on ka nagu parim viis nagu rahane. Sest kui sa räägid nagu kogenud inimesega ja ta näeb, et sul on nagu tahtmine asi ära teha ja sul silmad põlevad ja sa oled nagu õppimisvalmis, esimene raha nagu nii pannakse nagu tiimi ja tiimi usu või usk sellesse inimesse, usk sellesse ideesse. Et kes nagu alguses pole sul ju ei kliente ega käivet, et keegi ei investeeri nagu mingisuguse käive pealt, et see on ikkagi nagu selle usu pealt, aga nagu kui sa nagu oled oma koopos ja sa ei lähe nagu välja, nagu siis keegi ei tea, et ta saaks sinusse uskuda, keegi ei tea, et ta saaks sinu ideesse investeerida. Et kes nüüd investorid on ka ühel poolt, nad muidugi on nagu jube kiuslikud ja küsivad jube palju küsimusi, aga nagu päeva lõpuks nende töö on raha investeerida. Nende töö ei ole nagu raha lõputult nagu taskus kinni hoida. Et sa pead lihtsalt nendeni nagu jõudma ja oma nagu jutud nagu ära rääkima ja tegema seda nagu järjest paremini. Algus võib-olla sa pead tegema 100 intervjuud, jah, jube tüütu. Aga siis selle 101 sa nagu leiad nagu selle õige nagu matchi ja siis sealt edasi oledki nagu üks arvik. Aitäh sulle, Agur! Aitäh! Aitäh! Super!